e-sigarettide teema. Nii, Ingmar, palun. On mind kuulda? Tere, mina olen Ingmar Kurg ja esindan nüüd siis seda poolt, kes nende regulatsioonidega pihta saab ühel või teisel moel. Ehk siis, mis nende tulemus on tarbijate jaoks. Minul tõenäoliselt nii ägedaid graafikuid ei ole, kui eelnevatel oli, aga mõned ikka on. Saraturg areneb kiiresti. Kui tarbija midagi tahab, saab ta selle ühel või teisel moel kätte. Snus on hea näide. See on olnud Eestis 90ndate alguses. Seda probleemi ei tunnistatud. Mingite numbrite järgi 2 aastat tagasi öeldi välja, et snussi tarbijaid võis olla 40 000. Nüüd on nikotiinipadjad legaalne, reguleeritud toode ja snussi turg, mis tuli Rootsist, on põhimõtteliselt mustturg ära kadunud. Ehk siis asja mõte on, et mitte keelata ja mitte reguleerida. Tähendab reguleerida, aga mitte keelata. Kuna meil kuskilt riigiametitest ei ole õnnestunud saada kätte hinnangut, kui suur võiks olla e-sigarettide mustturg, siis tänu Maksu- ja Tolliameti ja Rahandusministeeriumi infole, mis on olnud hästi täpne, ja teiste riigiasutuste infole lisaks meie enda küsitlusele, et kui suur on kaalutud keskmine e-vedeliku tarbimine päevas, saime me välja arvutada, kui suur see mustturg liitrites oli aastatel 2018-2020. Ehk siis me teame maksustatavat kogust, me teame seda, kui palju tarbijad peaksid tarbima ja selle tulemus on siis arvutused tehtud. 2018 me saime tulemuseks 84%, aastal 2020 82%. Et ma arvan, et mitte ühelgi tootel Euroopa Liidus ei tohiks olla nii suur mustturg. On kritiseeritud seda numbrit 6 milliliitrit päevas, et kas see tarbimine on nii suur. Kui see muuta 2, siis jääb ikkagi musta turgu alles 50%, mis on minu arvates ebanormaalselt suur. Nii, mis on mõjutajad olnud? Ebaõnnestunud regulatsioonid. Esmalt e-vedelike aktsiis, siis maitsete müügikeeld, piirisisene ja piiriülene kaugmüügikeeld, ehk siis maainimestel on suhteliselt keeruline tooteid kätte saada, kes elavad maapiirkondades, kui online'ist osta ei saa. Mis on olnud leevendavad regulatsioonid? Mentooli maitsega e-vedelike lubamine ja e-vedelike aktsiisi kogumise paus. Et need on meie arvates olnud need faktorid, esimesed, siis, mis on tekitanud niivõrd suure mustaturu ja teised, mis on vähendanud. Kus me oma andmed oleme saanud, ma näitan nüüd paariga küsitluse tulemust. Me oleme küsitlusi läbi viinud e-sigareti kasutajatesse aastast 2015 ja siin oleme 5 korda seda teinud ja kui palju meil vastajaid on. Kasutajatena oleme jõudnud läbi e-mailide, läbi veebi, läbi Facebooki, läbi foorumite. Et need on nüüd kasutajad siis, ja see arv, mille põhjal me oleme oma graafikuid saanud. Siin on siis aastate lõikes. 2015 ei olnud e-sigareti regulatsioone. 74% ostis valmisvedelikke. Ja järjest tulid regulatsioonid peale. 2021 oli valmisvedeliku ostjaid ainult 37%, ehk siis vähenemine 2 korda. Mida ma tahan nüüd tarbijana rõhutada on see, et valmisvedelikud peavad olema Euroopa Liidu poolt kontrollitud
registreeritud tooted. Ehk siis tarbijale võimalikult ohutud. Miks toimub see ülesminek, valmistoodete ostmise ülesminek 2022, sellepärast, et aktsiis kadus ära. Inimesed hakkasid jälle rohkem ostma valmistooteid. Need, kes on mingisugune protsent inimesi, 30%, kes on alguses peale, ostnud omale nikotiinivedeliku ja lisanud maitse. See protsent on jäänud samaks. Aga nüüd teisel pool, täpselt samasugune vastupidi joon ülesse. Ehk siis, mida rangemaks lähevad regulatsioonid, seda rohkem hakatakse ise erinevates komponentides kokku segama. Selle tulemus tarbija jaoks on tarbija tervise ohtu seadmine. Sest et kokku segades asju erinevates kohtades, mustalt turult ostes, toidupoest ostes võib juhtuda mis iganes. Mina leian, et niimoodi tarbija elu nagu ohtu panna. Eks igaüks teeb seda muidugi ise, aga need graafikud näitavad selgelt, et kus need soodustavad faktorid tekivad. Nii, siis on üks selline huvitav slaid. Ostetakse e-vedelikke. Muutus toimus 2019, kui e-kaubandus keelati ära, siis need tarbijad jagunesid teiste turgude vahel ära. Kui nüüd nagu vaadata seda, et must turg on 80% ja 80% inimestest käib e-sigareti poodides, vastuolu. Tegime järelküsitlust. Esimene oli see, et vastused, mis nagu tuli nii-öelda vastajate käest, et kes see loll julgeb öelda, et ma ostan mustalt turult. Küsitlus on küll anonüümne, aga reaalselt ei julgeta vastata. Teine põhjus on see, et mustalt turult ostetakse suurem kogus ja kui järgmist kogust õigel ajal kätte ei saa, siis minnakse e-sigareti poodi. Samamoodi on seadmete kohta. Seade võib küll olla kallim, aga poes saab garantii. See tähendab seda, et kõik, mitte kõik, aga 80%, ligi 80% e-sigareti kasutajatest teavad, kus on e-sigareti poed. Nad käivad seal, aga maht tuleb ikkagi kuskilt mujalt. Nüüd ma räägin natukene nii-öelda suhtumise teemat, mis ei ole nii palju musta suruga seotud või siis natuke ikka. Et Inglismaal on ka hästi suur probleem, et inimeste teadlikkus e-sigaretis, kui ohutud on, see on aastatega langenud. Ja kui see teadlikkus ehk see infofoon jätkub samamoodi, siis me ei saa loota ka selle peale, et e-sigaret töötaks nagu Inglismaal suitsetamisest loobumise vahendina. Meil räägitakse seal noorte kontekstist, nagu see oleks noortele äge toode. Ei, see on mõeldud suitsetajatele suitsetamiseks loobumiseks. Ehk see sõnum, mida riik annab, on tegelikult väga-väga oluline. Ja siin siis ka mõningad väited. Eesti ametnike väited. E-sigareti abil ei saa suitsetamisest loobuda. Samas on Public Health England tõestanud ära, et e-sigaret on efektiivne loobumise vahend ja ta on veel efektiivsem, kui pakutakse ka nõustamist. Ehk see nõustamise komponent on seal väga oluline. Ma mäletan ühe nii-öelda mitte kogemusnõustaja, ühe vanema nõustaja Inglismaal, kes töötas esitlust ja temal üle 60% nendest, kes võtsid e-sigareti ja olid nõustamisel, üle 60% suutsid loobuda ja jäädavalt. Siis öeldakse, et e-sigaretid on kahjulikumad või sama kahjulikud kui tavalised sigaretid. Samamoodi Inglismaal
2016 öeldi välja Royal College of Physicians poolt, et on 95% vähem kahjulik. Ja see ei ole 2016 number. Seda numbrit iga aasta vaadatakse üle. See number on kokku pandud 400 erinevast uuringust, tehtud analüüs ja öeldud hinnang. Ja seda tehakse iga aasta uuesti, et see ei ole vana, see ei ole 2016 aasta number. Nikotiin põhjustab vähki, nikotiin ei tekita vähki. Võite võtta ka apteegist nätsud, spreid, ravimi kirjeldused, seal ei ole kirjas, et nikotiin tekitab vähki. E-sigaret paneb noori suitsetama, gateway efekt, tegelikult on vastupidine efekt, et noorte suitsetamine väheneb ja väheneb ka Eestis. Ja seda on nii-öelda ka siis analüütiliselt Action Smoking Health tõestanud. Nii, miks oli mul musta turu kohta ainult 2018 ja 2020? Sest probleem, me saime Rahandusministeeriumilt andmeid kogu aeg, aga kui aktsiis ära kadus, siis neid ei saanud enam. Ja seaduse järgi on kohustus Terviseametil täpselt sama infot koguda. Siis me küsime nende käest. Esmalt saime vastuseks on ärisaladus. Siis palusime lugupeetud Riigikogu liikmetel uurida ja sealt tuli nüüd siis selline vastus. Et meil on peidus Eestis üks ükssarvik ja Maksu- ja Tolliamet ja äkki Rahandusministeerium võiks uurida, et kus see peidus on. Sest 2021 aasta on Sotsiaalministeeriumi andmetel müüdud 202 miljonit ühekordset e-sigaretti. Et kui see number nüüd vastab tõele, aktsiis tuleb, et siis riigi eelarvele vorutage, tuleks nagu ikka päris tõsine kasu. Et ma ei oska nüüd nagu, kuidas nendesse numbritesse suhtuda. Et nende põhjal me ei hakanud nagu välja arvutama. Ja kui vaadata e-vedelike koguseid, mis on müüdud, see on ka toodete arv, siis mul on ka arusaamatu, kuidas need numbrid täpselt on kogutud. Aga selline vastus tuli ministeeriumist. Meie prognoos. Me tegime prognoosi ka 2016. Tol hetkel me ütlesime, et kui keelatakse ära maitsed, pannakse aktsiis, siis läheb see toode noorte kätte ja tekib meeletu must turg. Nii on ka läinud. Nüüd, kui aktsiis tuleb tagasi, siis meie prognoos on, et e-vedelike ühekordsete sigareti müük Eestis langeb. Ma tahan näha, kas järgmine aasta tuleb meil, et on 202 miljonit toodet müüdud. Näeme. Piiriline kaugmüük suureneb. Eks seal on muidugi nagu kontrollifaktor hästi oluline, et kui on kontrolli, kui jäetakse vahele, siis see on nii-öelda see, mis pidurdab seda. Ja musta turu kasvades muutuvad e-vedelikud jälle veel rohkem alaealistele kättesaadavaks. Et ma ei saa aru, ma olen 3 lapse isa, miks peab need tooted suruma laste kätte? Ma ei saa aru sellest. Ja võimalik on ka, et väike hulk e-sigareti kasutajaid loobub üldse nikotiinitoodete kasutamisest, mis on hea, või läheb mõnele teisele tootele, mis on tema jaoks odavam, aga eelmisest korrast on meil kogemus ka, kui ma nüüd peast mäletan, et 15-16% neid, kes olid suitsetamise maha jätnud aktsiisi tulemisel ja maitsekeelu tulemisel hakkasid uuesti suitsetama. Ehk siin peaks nagu tõesti mõtlema, kas me tahame teha suitsetajaid juurde või mitte. Mida regulatsioonides muuta meie arvates? Maitsed tuleb tagasi tuua. Jah, kommide, kookide, karastusjoogi maitsed. Pudelite peal, ma ei tea, kummikarud. See on ebanormaalne. Et see peaks jääma keelatuks.
aga ka täiskasvanud inimesele meeldib maitse. Ja minu jaoks on küsimus, et nende maitsetega, et kui inimene on nüüd nagu alkoholist loobunud ja siis ta peaks edasi jooma mingit toodet, mis oleks alkoholi maitsega, kas see oleks loogiline? Meil on praegu lubatud tubaka maitse. Pigem on eesmärk, et suitsetamist loobumine võiks olla meeldiv tegevus ka täiskasvanu jaoks, mis tõmbaks inimesi loobuma. Turvalise kaugmüügi sisseseadmine ehk juba 2016-2017 oli olemas võimekus kontrollida, kes kodulehele sisenevad isikupõhiselt. Seda kasutatakse valimistel, seda kasutavad pangad. Lisaks on võimalik kontrollida ka isikupõhiselt, et paki võtab paki automaadist täiskasvanud inimene. Minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks keelata ära e-sigareti ja e-vedelike kaugmüük. Kui selle kontrolli ja nii-öelda see piiramine, et alaealist ei saaks kätte, on meeletult lihtne. Teine asi, kolmas punkt, lõpetada seadmete peitmine, käib nüüd e-sigareti kohta konverentsil. Ja seal oli suhteliselt palju e-sigareti kasutajaid, paluti seadmed üles tõsta. Mitte ühtegi ühesugust seadet ei olnud. Ehk siis see, et see inimesed saaksid neid seadmeid lihtsamini näha, mitte ainult müüja käest küsida. Et seadmed võiksid olla vähemalt letis tarbijatele näha. Mis on hinnaootus? Aktsiisipausi jätkamine. Juba need põhjused ma ütlesin, miks kõikide toodete maksustamine meie arvates peaks toimuma nende kahjulikkuse järgi. Ehk siis, kui suitsud on nii kahjulikud, on nad selle nii-öelda aktsiisiga maksustatud ja kui e-sigaret on 95% vähem kahjulik, siis peaks ka aktsiis olema sama võrra väiksem. Ehk siis selle eesmärk on, et inimesed hakkaksid kasutama vähem kahjulikumaid tooteid ja lõppeesmärk loobuksid täielikult suitsetamisest. Ja see peaks kaastuma ka lõpphinnas, ehk siis see lõpphind, toote lõpphind peab tarbijaks määrama või väljendama seda kahjulikkust sellel samal põhjusel, et see suunab inimest vähem kahjulikuma toote juurde. Kokkuvõtteks. Regulatsioon ja maksud korda. Soodustame kahjude vähendamist. Räägime vähem kahjulikest toodetest kui suitsetamise loobumise vahenditest ja ärme regulatsioonide ja maksudega loome ebanormaalset suurt musta turgu. Kõik. Aitäh!